Tere! Siin Brüsseli päevik Yana Toomiga. Nädala teemaks, mida arutatakse Brüsselis ja Strasbourgis, on muidugi niinimetatud Trumpi Ukraina rahuplaan. Kuigi läbirääkimised toimuvad seni peamiselt USA ja Venemaa vahel, puudutab see plaan otseselt meid, eurooplasi. Puht geograafiliselt kasvõi. USA asub teatavasti ilusa suure ookeani taga, meie aga oleme siin. Trumpi plaani 28 punkti on avaldatud mitteametlikult. Võin teile kohe öelda, et see on väga huvitav lugemine. Kasusaajateks on siin kaks riiki, USA ja Venemaa. Eeldatavasti saab Moskva peaaegu kõik, mida tahab. Sõja eesmärkide saavutamine. Ukraina denatsifitseerimine on eraldi punkt natsistliku ideoloogia keelustamise kohta ning teatud mõttes demitaliseerimine. Ukraina kohustub vähendama oma armeed 600 000 inimeseni, jääma tuumarelvavabaks riigiks ja unustama NATO-ga ühinemise igaveseks. Krimmi, Donetski ja Luganski oblastid lähevad Venemaale tervikuna de facto. Hersoni ja Zaporožje oblast osaliselt, samuti de facto. Lisaks täielik amnestia konflikti osalistele, Venemaa reintegreerimine maailma majandusse, Moskva tagasipöördumine G8-sse, tihe majanduslik koostöö USA-ga pea kõikides valdkondades. Ühesõnaga, puhas muinasjutt. USA tagab Ukraina puutumatuse ja saab selle eest hüvitist. $100 miljardit, mis on peamiselt Euroopas külmutatud Venemaa varad, USA-s on need vaid 5 miljardit. Investeeritakse Ukraina taastamisse USA muidugi juhtimisel, kusjuures 50% kasumist saab Ameerika. Ridade vahelt loeb välja ka seda, et Nobeli rahupreemia saab isiklikult Trump. Plaan on selgelt inspireeritud tema unistusest sellest auhinnast. Mida aga saab Euroopa? Mitte kallaletungilepingu. Tagatisena õigus paigutada Euroopa hävituslennukid Poolasse, aga mitte midagi enamat. Ukraina saab astuda Euroopa Liitu, mis on meie jaoks mõistagi tohutu rahaline koormus. Euroopa investeerib Ukrainasse veel $100 miljardit, juba mitte Venemaa varadest, vaid maksumaksjate kulul. Euroopa Liidu kasumisse juures ei ole midagi öeldud ja olukorras, kus poolt sellest kasumist juba läheb nii-öelda USA-le, aga meie südametunnistuse luba sellest isegi mõelda mitte. Kogu Ukraina taastamise koorem langeb seega Euroopa võlgadele. Võib-olla saame selle eest vastutasuks julgeoleku? Ma ütleks, parimal juhul jätkab Trumpi plaan uut külma sõda järgmise 10-20 aasta jooksul, relvastuvad kõik hambuni ja värisevad kolmanda maailmasõja hirmus. Halvimal juhul ei takista miski Venemaad 2-3 aasta pärast Ukrainat uuesti ründamast. Plaan näeb sellisel juhul ette, tsitaat, otsustava koordineeritud sõjalise vastuse, kuid konkreetseid üksikasju pole. No taastatakse sanktsioonid, no lõpetatakse Krimmi tunnustamine Venemaa osana. Kuidas see mida mõjutab? Ameerika ei kohustu saatma sõdurid Ukrainasse. Kuidas arvate, kes peaks seda tegema? Loomulikult Euroopa Liit. Eraldi teemaks on garantiid venekeelse Ukraina elanikkonnale. Trumpi plaani kohaselt võtab Ukraina vastu Euroopa Liidu eeskirjad keeleliste vähemuste kaitse kohta. See on tõesti naerukoht. Üldiselt pole see plaan, vaid muinasjutt. Seda huvitavam on Euroopa reaktsioon sellele plaanile. Keegi ei karju miski pärast Müncheni kokkuleppest. Vastupidi, Kaja Kallas teatas, et Euroopa tervitab kõiki pingutusi rahu saavutamiseks. Võib-olla on asi selles, et Euroopa pealinn on sellest sõjast väsinud. Või me lihtsalt ei mõista, kuidas reageerida, et Trumpi mitte solvata, kuid siiski midagi enda kasuks ümber mängida. Ja probleem pole isegi mitte selles, et Trumpi plaan Euroopa ja Ukraina jaoks on röövelik ja häbematult halb. Probleem on tegelikult selles, milline on alternatiiv. Püsige terved ja kohtume nädala pärast.